Tere, minu nimi on Teelia Randmäe ja täna ma räägin stressi ja ärevuse põhjustest ja maandamisest. Kontrolltöö või eksamieelse ärevuse taset mõjutab väga palju see, kas inimese närvisüsteem on halvasti kohanev pingeolukordades või mitte. Ja pingeolukordades kohanemist mõjutab omakorda see, kas lapsel, teismelisel või täiskasvanul on olnud või on pidevaid stressi ja ärevust põhjustavaid olukordi. See tähendab, et kui inimesel juba on mingil põhjusel stress, siis tal on palju raskem toime tulla uute stressi põhjustavate olukordadega, nagu näiteks eksam. Stressi ja ärevuse põhjusteks võivad olla lahendamata tegemata asjad, näiteks tegemata koolitööd, projektid. See võib olla trauma, näiteks kiusamine. Ja see võib olla nii, et kooli ajal on ärevam see laps, keda kiusatakse, kuid peale kooli lõpetamist võib hakata ärevust kogema see, kes kiusas. Näiteks paar aastat tagasi töötasin kliendiga, kes oli ise koolilapsena olnud kiusaja. Ja laps, keda ta koos teistega kiusas, tõmbus aina rohkem endasse ja pöördus lõpuks kuritegelikule teele ning läks vangi. Ja minu klient sai sellest teada ja hakkas elama hirmuga, et kunagine kiusatav tuleb talle vangist vabanedes kätte maksma. Traumaks võib olla veel vägivald, mis omakorda võib olla nii sõnaline kui füüsiline. Sõnaline näiteks see, kui laps kuuleb kodus tihti vanemate vahelist tülitsemist või kuuleb enda kohta öeldud halbu sõnu või talle öeldakse lihtsalt, et ta niikuinii ei oska või ei saa. Ja see kujundab enesehinnangut ja ärevuse taset, kui laps kuuleb vanematelt tihti, et teised teevad paremini kui tema. Füüsiline trauma on näiteks autoõnnetus, kõrgelt kukkumine, löömine või vägistamine. Kahtlematult on ka lein traumeeriv, olgu see siis looma või inimese pärast. Olukorrad, mille üle pole kontrolli, näiteks sõda, loodusõnnetused, massirahutused, liiga rasked kohustused. Näiteks võib olla kellegi jaoks raske matemaatika ja seetõttu on matemaatika kontrolltöö või tasemetöö ja eksam eriti närve sööv. Aga see raskus võib seisneda ka selles, et kohustusi on liiga palju. Näiteks pöördus minu poole üks klient, kellel oli tekkinud ärevus, kuid vestluse käigus tuli välja, et ta oli sisse astunud 2 ülikooli ning käis samal ajal bussiga teise linna tööle. Ehk siis ta oli tõsiselt ülekoormatud ja see oli tema ärevuse põhjus. Liiga vähe tegevusi, näiteks pikaajaline istumine või lamamine võib tõsiselt kahjustada selga ja selgroogu ning tõsta vererõhku. Ärevuse ja depressiooni sümptomeid on pikka aega seostatud istuva eluviisiga. Elumuutus, see võib olla näiteks kolimine, vanemate lahutus või enda suhte lõppemine, koolivahetus, uue pereliikme saamine. Ja stressi ja ärevuse põhjuseks võib kindlasti olla ka magamatus. Täiskasvanud vajavad näiteks 7–8 tundi und, 15–16 aastased aga rohkem, 8,5–9 tundi und. 12–14 aastased lapsed aga 9,5 tundi und. Väiksemad lapsed, näiteks 7–11 aastased, veelgi rohkem 9,5–10,5 tundi und. Vajalik on nii une kvaliteet kui kvantiteet, ehk et uni peaks olema katkematu ja sügav ning keskma piisaval arvul tunde. Ja see on oluline sellepärast, et magamise ajal parandab keha närvirakke. Ja une ajal eemaldatakse ajust amüloid ja tauvalgud, mis on seotud näiteks Alzheimeriga. Selle haiguse üks sümptomeid on näiteks, et ei mäleta enam mingil hetkel oma elementaarseid asju. Ja magamise ajal eemaldatakse ainevahetuse jääkproduktid. Teada on, et aju saab oma puhastustöödega tegeleda ainult siis, kui see uni on piisavalt pikk ja kvaliteetne. Ehk magamata öö ajul on sama, mis koristamata tuba, kuhu on ka pissitud ja kakatud. Unepuudus võib viia dementsuseni, halbade otsusteni ja üldise halvenenud terviseni, ärevuseni. Näiteks ekraani sinine valgus segab melatoniini tootmist, mis on uinumiseks vajalik. Unepuuduse ajal toodetakse 15% vähem leptiini, mis ütleb ajule, et kõht on täis, ning toodetakse rohkem greliini, mis paneb sööma. Ja toodetakse rohkem ka stressihormooni. Samuti võib stressi allikaks olla toit. Mida loomulikum on toit, seda parem on see tervisele. Näiteks suhkrutoit jätab aju nälga, sest aju ei tunne kõrge veresuhkru taseme korral oma toitu ära.
Eriti jääb nälga see ajuosast, mis tegeleb emotsioonidega. Ja uuringud näitavad, et isegi väike vedeliku puudus võib põhjustada ärevust. Vedeliku puuduse tõttu ei saa neuronid ehk ajurakud omavahel normaalselt signaliseerida. Nii et kommide asemel võiks olla eksamil kaasas pigem vesi. Allergiad ja talumatused. Näiteks kõige rohkem tuuakse aktiivsus ja tähelepanu häire ja autismispektri häire puhul välja gluteeni ja piima talumatust. Gluteen on teraviljavalk, ehk et seda sisaldab nisu, rukkis, kaer ja oder. Inimesed tihti ei teagi, et neil on mõni allergia või talumatus ja see võib alles peale vereproovi selguda. Allergia ja talumatus tähendab põletikku, kui aga kehas on püsiv põletik, siis see mõjutab ka närvisüsteemi. Ja teadaolevalt võib näiteks depressioon olla üks gluteeni talumatuse sümptomitest. Näiteks kõik B-grupi vitamiinid mängivad närvisüsteemis olulist rolli. Tsink ja seleen on vajalikud nii närvisüsteemile kui maksale. D-vitamiin ja magneesium on seotud lõdvestumise ja heaolutundega. Stressi ja ärevuse põhjusteks võib olla näiteks kehasse kogunenud raskemetallid ja toksiinid. Keskkonnas, ihutarvetes, kosmeetikas, toidus olevad toksiinid kahjustavad märkimisväärselt ajutervist. Parabeenid, mida leidub näiteks kosmeetikas ja ihuhooldusvahendites, segavad hormoonide tasakaalu, kuid hormoonide tasakaalutus kehas mõjutab ka meeleolu. Me saame raskemetalle sõidukite heitgaasidest, toidust, mida on pritsitud taimemürkidega. Näiteks viimase 20 aasta jooksul on märgatavalt tõusnud autismispektri sümptomitega inimeste arv, kuid see on ka ajaperiood, mil on hakatud taimede kasvatamisel rohkelt kasutama glüfosaate. Toksiinide alla kuulub ka hallitus, näiteks võib hallituse sissehingamine põhjustada ärevushoogu. Kui kodus on olnud veekahjustus või koguneb niiskus, näiteks keldrikorrusel olevates ruumides, või on elamus tehtud ehitusvigu, siis seal võib olla hallitus. Ja see ei pruugi olla lõhna ega välimuse järgi tuvastatav, mitte kõik hallitused ei ole mustad ja hallid. Suu mikrobioom. Ma ei hakka neid sulgudes toodud bakterite nimetusi välja ütlema, see võib-olla kõlaks nagu lihuniku töö. Aga siit edasi, hammaste seisund, näiteks juurekanali ravi saanud hammastest on leitud baktereid, mida on mitmekordses koguses leitud ajust ja südamest ja teistest organitest. Ja on teada üks suust pärit bakter, mis satub ju seedekulgla kaudu kehasse, kuid mille elutegevusele keha reageerib ärevusega. Sõltuvus, alkohol, suits, aga ka ekraanisõltuvus ja sotsiaalmeedia, arvutimängud. Kui sa muutud rahutuks, ärritunuks, kui ei saa oma ekraanitegevusega tegeleda, siis võib kahtlustada sõltuvusse jäämist. Teadusuuringud näitavad, et need, kes mängivad arvutimänge üle 5 tunni nädalas, ja ma kordan, üle 5 tunni nädalas, nende ajutegevus on aeglasem võrreldes nendega, kes mängivad vähem. Sõltuvus, nagu näiteks ravimite sõltuvus, narkootikumid, aga juba mainitud alkohol, kohv, hasartmängud ja nii edasi võib viia ärevushäireni. Kui sõltlane üritab peatada sõltuvusaine tarbimist või ei saa mõnel muul põhjusel oma sõltuvust rahuldada, tekivad võõrutussümptomid, mille hulgas on ka ärevus. Mida enam sõltlane tarbib seda, millest ta on sõltuvuses, seda suuremat kogust on vaja rahulduse saamiseks ning ärevus on kerge tulema, kui pinge olukordades tahetakse oma sõltuvusainet või sõltuvustegevust, kuid seda ei saa võib-olla võimalik teha. Ekraanisõltuvuse kohta näitavad teadusuuringud, et piisab ainuüksi nutiseadme kättevõtmisest, kui stressihormooni tase tõuseb märkimisväärselt. Ja ekraanisõltuvus halvendab ka sotsiaalset funktsioneerimist. Siin kuval on ära toodud normaalse aju SPECT-scan ning alkoholitarvitaja, kanepitarvitaja ja kofeiini ja nikotiinitarvitaja ajude SPECT-scannid. Ja need tumedad piirkonnad, mida te näete selliste mustade aukudena, on piirkonnad, kus ajus ei toimu ajurakkude vahelist normaalset signaliseerimist. Meile räägitakse väga palju sellest, et stress on halb, mida kõige halba stress teeb.
Stressihormoonid hävitavad immuunsüsteemi, mõjutavad aju, põhjustavad neurodegeneratiivseid haigusi, nagu näiteks Alzheimer, Parkinson. Kõrge stressitase mõjutab ka vähi tekkimist. Stressist räägitakse kui kroonilisest psühholoogilisest probleemist, aga tegelikult on stressi ametlik definitsioon see, et stress on kõik, mis osutab väljakutse kehale ja närvisüsteemile. Selliseks stressiallikaks võib olla trenni tegemine. See põhjustab suure koguse vabade radikaalide vabanemist vereringesse. Külm ja kuum on väga stressirohked kehale. Samuti hinge kinni hoidmine, mõne jaoks kindlasti sudokude lahendamine, nõelmatil lamamine ja nii edasi. Aga samas need ka treenivad vastupidavust stressile. Me saame muutuda stressile vastupidavaks ainult läbi stressi. Stressi vaheldumine lõdvestusega on väga oluline, sest see võimaldab stressist taastuda. Aju õpib stressiga toime tulema, seda maandama. Ja vajalik on muuta oma taju selle olukorra kohta, mis tekitab stressi. Ehk treeni ennast teistmoodi mõtlema. Näiteks kognitiivkäitumuslikus teraapias on olulisel kohal enda järk-järguline harjutamine stressoriga. Näiteks kui see on ämblik, siis algul on ämblik kinnises anumas, võib-olla teises toas, kuid järk-järgult jõuab ta ukse lävelt paari meetri kaugusele ja lõpuks inimese kõrvale ja siis võib-olla kätte. Nimeta stress ümber väljakutseks ja sa võid ka oma stressiallikale anda mõne naljaka nime. Väljakutse võib olla nii kehale kui mõtlemisele. Võime öelda ka, et me treenime vastupidavuse musklit. Inimesed, kelle elus pole üldse stressi, nende kognitiivsed protsessid ajus kulgevad nii, nagu nad oleks 8 aastat vanemad, kui need, kes on sama vanad, aga kogevad stressi. Kognitiivseteks funktsioonideks on näiteks tähelepanu, taju, mälu, probleemilahendus, planeerimine, järeldamise ja kategoriseerimise oskus. Siia kuuluvad ka keele- ja kõnefunktsioonid. Nii et sõltub, kuidas sa näed stressi, kuidas seda tajud. Stress on iseenesest disainitud nii, et sul oleks võimalik mobiliseerida oma ressursid ja raskes olukorras hakkama saada. Tasub mõelda, et stress teeb mind tugevamaks. Sa võid probleemi asemel öelda, et sul on lahendamist vajavad mõistatused. Ära karda stressi. Selles maailmas on alati stressorid. Stressorite hirmu asemel hoopis näe ennast kui vastupidavat inimest. Mõtle, et sa muutud tugevamaks selle olukorra tulemusena. Liiga palju stressi ei ole hea. Ja sellepärast on vajalik, et stress vaheldub lõõgastuse ja rõõmuga. Mõtle välja, mis on sinu stressitaluvuse piir ja kasvata seda aega mööda. Näiteks, kui kaua suudad hoida hinge kinni. Ja siis tasapisi kasvatad seda aega, sest nagu enne juba mainisin, hinge kinni hoidmine treenib stressimusklit. Kui sinu stressoriks on mõni õpetaja või kaasõpilane, siis treeni ennast rahulikuks jääma tema juuresolekul. Ja tehes seda aeglast ja rahulikku kõhu hingamist praktiseerides. Wim Hof on teaduspõhiselt uuritud meetod, mis koosneb 3 osast. Hingamine, keskendumine ja külmaga karastamine. Uuringutes on leitud, et selle meetodi praktiseerimine tõstab märkimisväärselt immuunsüsteemi tõhusust ning alandab stressitaset. Ja seda võib kasutada maandamistehnikana. Sellest meetodist on täpsemalt juttu eesti keelde tõlgitud raamatus Wim Hof meetod. Koputamine on samuti teaduspõhiselt uuritud meetod. On leitud, et see aitab alandada ärevust, lõdvestada keha. On isegi leitud, et koputamistehnika kasutamine aitab alandada kaalu. Uuringuid on tehtud ka valuga ja on leitud, et koputamistehnika vähendab nende ajupiirkondade aktiivsust, mis toodavad ja katastrofeerivad valu. Ja koputamisest saab eesti keeles lugeda raamatust Lahendused koputamise kaudu. Revolutsiooniline meetod stressivabaks eluks.
Hea tulemusega uuringuid on tehtud ka seoses hingamise ja ümisemisega. Kõhu hingamine stimuleerib uitnärvi, mis omakorda aktiveerib parasümpaatilise närvisüsteemi ehk maakeeli öeldes saadab kõhu hingamine ajule signaali, et ohtu ei ole. Ümisemise kohta on leitud, et näiteks juba 5 minutit silbi ümisemist alandab vererõhku statistiliselt olulisel määral. Samas on abi igasuguse viisi ümisemisest, sest ümisemine paneb vibreerima häälepaelad ja uitnärv läheb sealt läbi. Siin olen ära toonud koputamise punktid kehal. Kui tavaliselt lausutakse midagi igale punktile koputamise ajal, siis teadusuuringud näitavad, et piisab ainult koputamisest. Samas alati on hea öelda ikkagi midagi juurde, näiteks, et vaatamata sellele, et ma olen praegu selle eksami pärast närvis, ma luban endal lõdvestuda ikkagi. Koputada võiks järjest vähemalt 9 ringi. Kliinilised uuringud on tehtud tunniajaste koputamistega. Minu ärevusega kliendid on öelnud, et nad on saanud abi juba ka 17 minuti pikkuse koputusharjutuse tegemisest. Esimene punkt on siis käelaba välisküljel ja sinna koputatakse vastaskäe 4 sõrme otsaga. Teine punkt on kulmu sisenurgas ja seda tehakse kummagi käe 2 sõrmega. Võib koputada ka ainult 1 kulmu sisenurgale, kuid kuna tegemist on punktidega, mis asuvad meridiaanidel, siis 2 punktile koputamine on tõhusam. Järgmine punkt on silma välisnurgas, seejärel silma all, seejärel nina all. Ja nina all tuleb jälgida, et ei koputataks hammaste peale jäävale osale, vaid koputatakse nina all olevale lohuosale. Järgmine punkt on lõual, sealt edasi rinnakul. See on esimene ribide vaheline ala, kuhu sõrmed satuvad, kui ülevalt rangluu juurest alla tõmmata. Seejärel on kaenla all, kuhu koputatakse terve peopesaga. Ja viimane punkt on pealael, sinna koputatakse 5 sõrme otsaga kergelt ringitades. Kuna sinna tulevad kokku meridiaanid, siis nad ei ole ühes punktis, vaid on veidi laiali. Ja seda on uuritud näiteks Harvardi ülikoolis ja on leitud, et koputamine näiteks ärevuse puhul oluliselt tõhusam kui nõelravi kasutamine. Ärevuse ja stressi maandamisel mis tahes olukorras mängib väga olulist rolli see, mida sa usud enda kohta. Mida sa usud selle olukorra kohta ja mida sa usud enda kohta selles olukorras. Kas oled juba ette kindel, et sa ei oska? Võib-olla oled saanud palju kordi halba tagasisidet oma tööde kohta ja sellepärast üldistad nüüd, et alati läheb halvasti. Võib-olla sa usud, et kõik eksamid on halvad. Mäletad, see on see koht, kus tasub mõelda, et vägev, mul tuleb eksam, milline suurepärane võimalus treenida oma stressimusklit ja mälu. Ärevust toodavad ja võimendavad stsenaariumid. Näiteks mõte sellest, kuidas kõik hakkavad su üle naerma, on stsenaarium. Mõte sellest, kuidas mõni pereliige ei tule kuskilt tagasi või kallim jätab maha, on stsenaarium. Tasub mõelda, miks sa just negatiivset stsenaariumit usud rohkem kui positiivset. Kui sa arvad, et sa oled ennustaja, siis tasub ju endale mõni lotovõit ennustada. Infot võidu kohta on sul sama vähe kui mõne mis iganes muu võimaliku tulemi kohta. Igast ärevusest saab vabaks, kui töötad oma pimeda poolega ja lubad ärevusel olla. Ärevus on väga ebamugav tunne, aga see, et sa ei taha, et sul ärevus on, ei pane ärevust ära kaduma. Vastupidi, see hoopis toidab ärevust. Nii et jällegi, luba ärevusel olla, mõtle nii, et vaatamata sellele, et mul on hirm eksamist läbi kukkuda või mul on hirm, et kallim jätab maha või et mul on hirm, et keegi lähedastest sureb ära, siis ma luban endal lõdvestuda ikkagi. Ma aktsepteerin seda ärevust ja luban sellel minna ikkagi. Ja hinga sinna juurde aeglaselt ja rahulikult kõhuga. Sest nagu ma mainisin, aeglane ja rahulik kõhuga hingamine saadab ajule signaali, et kõik on korras, ohtu pole.
Lisasin siia videosse ka küsimused, mida saad oma erinevate hirmude ja uskumuste kohta endalt küsida. Hea mõte on neid vastuseid psühholoogiga läbi arutada. Igapäevane positiivsete, toredate asjade leidmine on väga vajalik närvisüsteemi kohanemise jaoks stressiolukordadega. Näiteks räägib üks legend, kuidas Kristus kõndinud koos oma apostlitega mööda teed ja tee pervel olnud pooleldi kõduneva koera surnukeha. Kõik apostlid keeranud vastikustundes oma pea kõrvale, aga Kristus jäänud kuulnud vaatama ning keeranud siis oma laia naeratusega näo teiste suunas ja öelnud: aga vaadake, kui ilusad hambad tal on. See legend räägib põhimõttest leida alati ja kõiges midagi positiivset. Mõni võib nüüd mõelda, et aga kuidas ma saan sõjast positiivselt mõelda. Sõda on, mis ta on, kuid sina saad valida armastuse elu vastu ikkagi. Sina saad tunda kaastunnet olukorra vastu ikkagi. Väga tähtis on jälgida oma mõtete ja tunnete sisu, sest selle järgi sa saad aru, kas sa juhatad ennast halva või hea enesetunde juurde. Ja olles teadlik oma mõtetest, saad neid muuta. Olles teadlik oma mõtetest, saad valida, millised neist võtad arvesse ja millised on rämpsmõtted ja saadad prügikasti, sest ega kui mõte on sulle pähe tulnud, sa ei pea seda veel tõsiselt võtma. Igasugune kriitika sinust teiste suunas viitab sellele, et sinus on kriitikat ka enda suhtes. Osad lihtsalt on sellest teadlikud ja osad ei ole. Inimestest, kes teistele halbu märkusi teevad, tasub mõelda kaastundega, sest sedasi käitub ainult keegi, kellel on puudu positiivsetest tunnetest. Kellel võib endal olla madal enesehinnang ja ta üritab seda tõsta teisi pisendades. Tõeliselt enesekindel ja endaga rahus olev inimene ei soovi ega vaja teistele halvasti öelda. Kritiseerijal tasub endalt küsida, kas ma tõesti tahan olla keegi, keda teatakse nõmeda inimesena. Kuna ärevus on reaktsioon meie kehas, siis enda füüsilise tervise eest hoolitsemine aitab ka stressirikastes olukordades nagu eksamid, esinemised ja nii edasi paremini toime tulla. Vajalik on jälgida, et toit oleks mitmekülgne, vähe suhkrut, sest suhkur paneb veresuhkru kõikuma ja jätab aju nälga ja tekitab stressi. Keha regulaarne puhastamine mürkidest, parasiitidest, mis muide võivad samuti ärevust tekitada, on vajalik hea vaimse tervise hoidmisel. Need abivahendid, mis ma olen sulgudesse märkinud keha puhastamiseks, on kõik teaduspõhiselt uuritud ja leitud olevat tõhusad. Regulaarne liikumine vähemalt 30 minutit päevas. Liikumine, ka jooga, tai chi, qigong toetavad uitnärvi, mis aitab kehal maha rahuneda. Liikumine aitab rahustada immuunsüsteemi, mis ei tooda siis põletikuvalke, lülitub sisse antioksüdantide tootmine, paraneb insuliinitundlikkus, tõuseb BDNF tase umbes 10–14%. BDNF ehk tserebraalne neurotroofne faktor on isegi paljude täiskasvanute jaoks paras suutäis välja öelda, nii et lühidalt öeldes on tegemist närvisüsteemi kasvufaktoriga, selle abil tekivad ajus uued ajurakud ja see mõjutab ajurakkude vahelisi ühendusi. Nii et aktiivne liikumine aitab kehal seda kasvufaktorit toota. Puhas keha, puhtad riided, puhas keskkond aitab ennast palju paremini tunda ja eemal hoida haigustekitajaid. Ja see omakorda tähendab, et kehas on vähem stressi. Ja kindlasti viibi rõõmsate inimeste keskel, naudi nalja. Nali on kõrgem toimetuleku mehhanism. Neuroteadlased on leidnud, et kehast eralduv stressikemikaal mõjutab vahetus lähetuses olijaid. Kui töö juures on ülemusstressis, siis tema krooniline meeleolu langus mõjutab väga tugevalt alluvaid. Aga see võib olla ema või isa või õpetaja, kes on tugeva kroonilise stressiga hädas. Kui istud kõrvuti kellegagi, kellel on krooniline stress, siis tema kehast eralduvad stressikemikaalid võivad põhjustada ka sinu meeleolu langust. Nii et see on põhimõtteliselt nagu stressiga nakatamine. Tänaseks kõik. Kohtume järgmine kord.